tahaks sellest aru saada täpsemalt, mis sa nagu teed, mis on see teekond olnud ja tulemegi selle juurde, et sa oled loonud klubi, Tallinn CrossFit klubi. Just. Ja ma saan aru, et see on üsnagi tegus olnud, üsnagi suur. Ja neid klubis inimesed on veel. Aga tule mingisuguse väikse ringiga selle juurde, kus tekkis see huvi ja jõuaks siis otsapidi sinnamaani, mis siis CrossFit oma olemus tegelikult nagu on, sest mulle tundub, et tegelikult väga paljud veel sellest ikkagi aru veel ei saa. Ka mina täna mõtlen selle peale, kui mõnikord näen inimesi siin vaatab mingid riilse, eks ole, vaatad, et hashtag CrossFit teevad mingid harjutusi, siis vaatan, et aga tegelikult nagu ei saa aru, mis trend see tegelikult nagu on. Natuke räägi sellest. Ehk siis taust on see, et me 2013 missioonil oma esimese paarilise Aleksander Afanassjeviga ehitasime sinna Bastionisse oma eestlaste kontingendi jõusaali. Ja siis vaatasin ka, ameeriklastel olid oma jõusaalid ja nad tegid, CrossFit oli juba frantsiisina 2001 aastast, eks ole, nad tegid need timer-kellad, kogu värki, siis mõtlesin, okei. Tulin Eestisse tagasi ja kuna mulle ju funktsionaalsus oli alati meeldinud, ma juba 2008 missioonil treenisin koos Ameerika snaipritega, kes tegid hoopis teistmoodi, tegid kõrge mahu pealt sankpommiga erinevaid harjutusi, ehk sükest lihas ja nagu jõu vastupidavust, et siis mulle need treenid meeldisid, need on rasked, aga kuna nagu see mulle sobib. See kaasab nii palju erinevaid keha lihasgruppe? Alastiilis ma teengi nii palju ringe kui võimalik, 20 minutiga teen 5 lõuatõmmet, 10 kätekõverdust, 15 kükki ja panen edasi ja puhkan, kui enam ei jaksa, et mitu ringi sa suudad siis teha. Aga see ju kandus edasi sõdurina, et mul on terve elu olnud see, nagu see, kuidas öelda, eeskuju põhimõte, et mida ma nõudsin meestelt, seda ma suutsin ise teha. Mida ma nüüd õpetan, ma õpin ise enne selgeks ka treenerina. Et kui see oli kätelkõnd, õppisin, olid need rõngad võimlemiselementid, ma õppisin aastaid, sest et ma pean seda kellegi teisele õpetada. Sõudmine sain väga heaks ehk siis paljud treenerid või et tee minu sõnade järgi, mitte tegud on ju, ma ütlen alati, et ma pean ette sulle kõike näitama. Kas ma olen selles meister? Ei. Aga mul on täpselt piisavad teadmised sind õpetada sama heaks ja kui sa tahad saada meistriks, sa lähed edasi. Nii. Ja see füüsiline võimekus, et ma ka alati ajateenijad ütlesin, et kes on kompanii kõige tugevam sõdur. Siis nad hakkasid otsima ja siis kui ma olin kompanii abis, ma tõstsin käe üles, et kuulge, et see olen mina. Et nagu mina olen teie kõige kõrgem, seal juhin teid ja mina olen teist nagu kõige tugevam ka. Ja siis nad vastu ei vaielnud, vaata. See ongi see, et juhid nagu läbi eeskuju on ju, mitte läbi õllekõhu. Et ja siis see pidevalt, see lihastöö, see jooks, et kui ma nüüd panin kirja ka, et mul meeldis jalgpall, ma ei olnud seal nagu oma kehakaalu juures, et ikkagi kiire, aga kestsin ka, mul meeldis jooks nii, siis ma tahtsin rinnalt surusin parimatel hetkedel 167,5 kilo, eks. Siis meeldisid jõutõmbeid ja siis meeldisid lõuatõmbeid lisaraskusega, ehk siis jõud, vastupidavus. Ja siis ma käisin ka veel igast patrullvõistlustel ja koht, kus sa oled 2-3 ööpäeva, oled seljakott seljas nagu tegemas asju, eks. Ehk siis täpselt nagu, et CrossFit, mõte, et see on nagu cross ja fitness. Nii, ja tulin tagasi, mul üks hea sõber sõjaväeteenistus küsis, kuule, kas sa CrossFiti oled teinud, on ju? Ma naeris, mida sa ka tead, et ma olen, mis silt just tulnud, on ju? Aga tuligi välja, et see on frantsiis. Tartus oli esimene, 2012 aastast tartlased tublid, eks tegid CrossFiti ametliku frantsiisi. Nii, siis ma vaatasime edasi, Tallinnas oli ka üks klubi, Aleksandriga käisime seal, siis me saimegi aru, et tühimik, et ehitame. Hakkasime 2015 ehitama, 2016 saime valmis Tallinn CrossFiti siis. Ja ongi, et kuidas anda edasi seda metoodikana treeningul seda, et see ei oleks üheülbaline, et me treeniks nii jõudu, vastupidavust kui jõu vastupidavust. Et alastiilist ma jaksan 100 meetrit joosta, ma jaksan 10 kiltsa joosta ja sinna vahepeale mingid 2 kilomeetrit. Et see peab olema nii, et sa ise ei lähe elu sees jooksma seda. Pigem inimene läheb sörgib natuke, keegi ei hakka elu seest sprinte tegema, ei lähe isegi staadionil, kuigi me peaks. CrossFit treening metoodikana ongi, tullakse kokku, on alati treener, kes viib tunni läbi, see mul meeldis, et sa saad juhendada. Treener ise treeni kaasa ei tee, see on number 1, mis on oluline. Ehk siis, kui me võtame rühmatrennid, siis treener on tihti, ma kutsun seda trainer-entertainer, ehk siis treener meelelahutus, ta ei saa olla coach, ta ei saa õpetada tehnikat ja see ongi okei, Les Millsid ja muud on ju. Kus inimesed tulevad, veidi hämaram ruum,
on kindlad reeglid muusikasse ja lähme. Me saame liigutada 40 minutit, see on okei. CrossFitis on see, et treener võtab, õpetab, juhendab, veendub ja jällegi nagu, et inimesed liiguksid õigesti. Nüüd, trenn on tund aega, sa tuled kohale, on spetsiifiline soojendus vastavalt trennile, siis on seal trenni näiteks küki, me teeme lõuatõmbeid ja siis on see intensiivne osa nagu workout of the day või VOD. See on ringharjutusena? Ei pruugi olla, see võib olla mis iganes stiimul, see võibki olla see, et me teeme 500 meetrit sõudmist ajale või 400 meetrit jooksu ajal. Sa tuled kohale, 10 minutit on soojendus, 45 minutit teeme jõuharjutusi CrossFit tunnis ja viimane ongi see minuti pingutus. Aga kui sa oled kunagi jooksnud 400 meetrit ajale, sa tead, et sa ei taha teist korda teha seda, et see on üli ebameeldiv. Aga me teeme selle trenni lõpus, nii. Järgmine päev trenni võib olla üldse nii, et soojendus ja on kiire dünaamiline venitus, on kokku 15 minutit. Ja see workout of the day või VOD on 45 minutit pikk. Mine 10 kiltsa ajale, nagu piltlikult. Ehk siis eile sa sprintisid minutit ja nüüd sa pead järsku pingutama 45. Ehk siis ajaraam, mis me nagu CrossFitis ja see on lihtsalt üks näide, et see võib olla ka, nagu ma enne ütlesin, ringid. Täna teeme 10 minutit, nii palju ringe kui saad. 5 lõuatõmmet, kui lõuatõmmet ei jaksa, teed kummiga, kui kummiga ei jaksa, teed kere lähendamist rõngastele, vastavalt sinu tasemele, alati. 10 kätekõverdust, kui niisama on raske, tee põlvelt, kui põlvelt on raske, anname hantlit, teed hantli surumisi 10, eks. Ja 15 kükki, kui keharaskusega on raske, teeme poolikult, on ju. Kui on ka raske, siis leiame mingisuguse jalasirutuse või teeme mingi kastil astumist või kastil istumist, on ju 15 tükki. See on üks ring, siis 10 mintsaga anna minna, palju tuleb. Et see on selline lihas vastupidavuse arendamiseks. Ja CrossFit ta nagu nii-öelda hõlmabki endast kõiki neid elemente, aga alati see on, miks ta sobib, on see, et väga palju sellest taustast on siin sõjaväelaste poolt, sõjaväelased juhtisid, et on seal nii-öelda juhtkonnas, oli sõjaväelasi seal CrossFitis, eks, et see kord, et sul on kindel kellaaeg, kindlalt täpselt algab ja mis veel, kuna me ise programmeerime kuu ja aasta tsüklit, on see, et sa sama treeningut ei korda kunagi. Vaata, kuidas näiteks sinu puhul ma ütlengi, et sa tuled trenni CrossFiti näiteks, ütled, et ma ei tea, kas ma saan paremaks, kaob see siht silme eest, on, et kõht, see on ikka samamoodi, kõhulihas välja ei tule, tavaliselt selle järgi hinnatakse, et kas six-pack tuleb või mitte, eks. Aga nüüd kuna me paneme kirja su nime ka iga kord tahvlile ja dokumenteerime sinu tulemusi, nüüd kas oli see 10 minuti jooksul tegid näiteks 5 ringi, tegid neid ajale, eks 5 kätekõver, 5 lõuatõmmet, 10 kätekat, 15 kükki, esimene trenn, proovisid. Tegid 5 ringi, üli hea tulemus on ju. Kokku ju, mis tuleb, 25 lõuga, 50 kätekat, 75 kükki, pole paha. Igal ühele on see super. 10 minutiga ka veel kurja, päris hull ikka. Mõni on lihased kanged veel 4 päeva, see ongi normaalne, eks. Nüüd hakkad trennis käima sarnastel tingimustel, et järgmine päev näiteks teeme topispalliviskeid, teeme kükke välja astet, teeme jooks, teeme hüppenööri, üldfüüsilist, alati on nagu erinevad struktuurid, erinevad vormid ja nüüd see on pool aasta pärast, meil parim näide oli vist 2 aastaga, inimene oli trennis käinud, aga kuna muu elu ettega magada ei saanud, käis 4 korda nädalas, sõi ka nagu kehvasti, ta nagu visuaalselt ütles, mul on kehakaal sama, ma ei tea, kas ma olen üldse siit midagi saanud, aga ma ütlesin, teeme, millal sa tulid esimene kord, kuna me dokumenteerime, võtsin ta esimese workout'i, oli midagi aja peale, võtame lihtsalt näiteks, et tavakuulaja saaks, et 50 kätekõverdust ja 50 kastile hüpet näiteks aja peale, on ju. Noh, teed 50 ära ja kulub sul selleks 8 minutit 17 sekundit. Nii. Ta tegi sama workout'i 2 aastat hiljem, oligi 8-17, oli esimene kord, teine kord ta tegi selle ära 5 minutiga täpselt. Siis ma ütlesin, aga palju sul vaja on, sa võtsid 3 minutit kiiremini ja ma mäletan esimest korda, kui sa tegid, sa hingeldasid, tahtsid oksendada, on ju. Noh, sest see oli nii hull pingutus, ja nüüd sa nagu lähed trenni edasi. Ja 3 minutit on päris suur vahelgi ära pigistada. Et see on just kui see, et ma 5 minuti kilomeetri jooksu ajas on 4 minuti peale, on ju, noh, isegi veel suur. Ja ta läks edasi ja siis meesterahvas vaatas mulle otus, toimib ikka. Päris hea olen tegelikult, vaata. Et kuna me dokumenteerime, me paneme kirja, et frantsiisi nõue ongi, et CrossFit on nagu McDonald's frantsiisi mõttes. Et see sama struktuur ja ülesehitus, miks harjutused on inglise keeles, miks see VOD või Workout of the Day, miks me räägime nendest akronüümidest, ongi see, et
maailmas on praegu 13,000 sellist sama klubi või boksi kutsutakse, et kui sa Tallinn CrossFitis käid, sa lähed Tartusse, sul on tahvli peal sama, Tartust lähed Pekingisse, on sama, üldiselt hispaanlased ja neil meeldib ikkagi hispaania keeles harjutused kirjutada, võib-olla keele keerulisem, aga kui sa Big Maci oled harjunud sööma Tallinnas, sa saad seda igal pool mujal maailmas, ta peaks olema samasugune frantsiisi nõuti. CrossFit trenn peaks sama olema, sa ei pea kohalikku keelt oskama, sa tead täpselt, on warm-up, mingi asi, on VOD, squats, push-ups, see on sulle tuttav lingo, ja sa saad oma trenni teha oskamata kohalikku keelt, sest see struktuur on sama nüüd. Ja see ongi nii-öelda see CrossFiti võlu ja pannakse tahvlil ka nimed kirja, ja mis minu ja nagu meie klubis treeneriteks olulised on see, et me teeme ka jõuosa, kus on jõutõmbed, kükid, muudest, et me need numbrid paneme kirja ja see on, me nii-öelda jälgime su progressi, ehk siis kuna grupid on 12, maks 14 inimest tavatundides, siis see ongi pool personaalne treening, et Kris tuleb trenni, täna on meil 5x5 kükid, 5 seeriat, 5 kordust, täna tegid 70 kiloga, super, nüüd käid trennis stabiilselt iga esmaspäev, näiteks on meil see kuu on kükid, sa tuled järgmine trenni kohale, sa ei pea meelest pidama, sest sinu jaoks on see võib-olla mingi treener vaatab üle eelmise nädala selle tulemust, eelmine nädal tegid 70, kuidas tunne oli, hea, tead, proovime 72,5 või proovime 75, ise vaata. Ehk siis juba tekib progress, nii, ja kogu aeg, et CrossFitis on see, et sa ei lähe uitama, sest et see süsteem on nii üles ehitatud, et keda huvitab, saab enda progressi jälgida ja saab nagu seesama näide, see 8, 17 või 5 on ju, et olen küll päris hea juba, tekib see enesekindlus jälle, et tegelikult ikka toimib, et mul nagu, ma visuaalselt võib-olla ei ole muutunud nii palju, sest visuaalselt aga näidud on parem. Aga lihtsalt, ja kui hakkad juurdlema, kuidas sa ennast tundsid 2 aastat tagasi? No okei, jah. Nüüd mure tekib CrossFitis, kui sa videosi vaatad, et kes võistelda tahavad nagu kõrgemal ja madalamal või keskmisel tasemel ja aktiivselt, siis see on nagu iga võistluse pingutusega, nende kehad üldiselt nagu igal ühel kogu aeg ongi viimase piirini nagu viidud ja valutavad. Vahet pole, kas sa oled jooksja, kas sa oled judokas, kas sa oled suusataja, kui sa ikkagi võistled ja andad ennast võistlustel maksimum, siis su treening on teistmoodi, siis sul ongi tihti oled sa selle valu ja saavutuse piiri peal tegelikult töötad. Nüüd, kui sa teed enda jaoks, et paremini tunda ennast ja sa tead seda teadvustad ja treeneriga pead ka nõu, mul on väga head treenerid majas kõik, nad annavad sulle hea nõu ja sa hoiad sellest kinni, sa saad seda tagasiside, et kuidas ma peaks lähenema sellele trennile täna. Ja tuledki ütled, kuule, et ma eile salvestasin midagi, mul oli töö, ma olen 3 tundi maganud, siis ma ütlengi sulle, täna sa 15 kilost antlit ei võta, 7,5 liigu läbi, mine koju magama. Vaata. Ja see ongi kohe see õige taga, sa ei jää nõrgemaks, mitte kunagi, nõrgemaks, sest kas on 7,5-15 kilo, sa ei jää nõrgem, aga sa võib-olla nii-öelda hoiad oma fitnessi taset, et sa ei tee omale liiga, hoiad selleks, et 2 päeva pärast hea trenni jälle teha. Aga nüüd, kui sul ei ole võimalus selliseks dialoogiks, et see dialoog on ainult sinu sees, siis sa pigem inimesed teevad liiga omale. Mis siis on? Red Bull, Monster, Coffee, Circle K vanasti ja Statoil on boom sisse, energia üles õhtul kell 8. Lähme rapsime, sest mu sõber saab paremaid tulemusi või et ma olen harjunud ja siis jätkusuutlikkus on prügikasti visatud, et 2 kuu pärast kaobki mott ära, siis sa oled omale liiga teinud. Aga sul on ka selline asi, nagu on Hyrox treening. Räägi korra sellest ka, et mille poolest see erineb nüüd, ütleme siis sellest eelmisest CrossFiti treeningu näitest? Okei, jaa, et Hyrox või siis HYROX, Hyrox nimetades on nüüd nii-öelda ka frantsiis, uuema ajamoodustis, CrossFit on ikkagi vanem 20+ aastat ja kui ma võtan seda nagu lihtsalt kokku on see, et tegelikult Hyrox on nagu üks CrossFiti workout, et ja kui ma nüüd nagu ei kiusa teda, et ma nagu nad veidi lahti seletan, on see, et kui sa CrossFiti tuled, siis see muudab su elu sellega, et sa saad igas tunnis põhimõtteliselt õppida mingit uut liigutust, on see alakehale, ülakehale, potentsiaalset võimlemist, kangi rebimist, tõukamist, hüppenööri, et see ongi nagu see liigutuste amploa on see, ülimalt suur, eks. Ja CrossFit ongi see training for life, ehk siis on konkreetselt võtame kõik ja tegeleme su liikuvusega, saame su õlad liikuvuse, puusa liikuvuse paremaks, on ju, kui on õiged koormused.
et mitte miski pole nagu piiridest väljas. Nüüd Hyrox kasvas välja sellepärast, et ikkagi CrossFit, ma ütleks kommuun ja ka et kuidas siis siduda jooksjaid, hästi palju kestvussportlaseid ja ka CrossFit community't, et seal oleks nagu struktuur. Ja Hyrox on kindel struktuur, et sa tead, mis liigutused on võistlusel, sa tead, mis formaadis ja mis vahekorras, ehk siis see on täpselt paigas ja saad treenida võistluseks, see on nagu see, et sa rahvajooksu, sa saad 10 kilomeetri jooksuks treenida, see ei muutu, ei ole nii, et CrossFitis on tihti nii võistlused, tulevad kohale ja koha peal öeldakse, mis on tänased alad, et sa ei tea, sa pead olema üldiselt valmis, nii, täna on 100 meetrit kätel kõndi on kuskil profidel, noh, sa ei tea seda ette, teed 100 meetrit kätel kõndi ära, kuulge tore, nüüd teed triatloni, ala stiilis, see võib CrossFit võistlusel ette tulla. Oota, nii tegid ära, nüüd leiad oma ühe korduse maksimumi kükis. Et sa pead olema täiesti, põhimõtteliselt üliinimene, kui sa tahad tippus võistelda CrossFitis. Aga Hyrox tuli struktuuriga. Me võtame jooksu, mis paneme selle põhiliseks ja toome vahele siia lihtsad tehnilised elemendid, mis on ikkagi jõu vastupidava pealt ja teeme kindla formaadi. Ehk siis ta ongi 8 erinevat harjutust, mis võistlusel vahelduvad iga kord jooksuga. 1 kilomeetrit jooksu, harjutus, kilomeetri jooksu, harjutus, ehk siis 90% ettevalmistust on jooks. Ehk siis, kuidas me toome nagu CrossFiti lähemale tavainimesele nagu kestvussportlasele ja kuidas me nüüd nagu kokku, sest tihti ma ise olen ka, mul on 4000 proovitrennilist läbi käinud, mul on vist kokku olen treeninud grupis erinevad, ma lõin need numbrid, 20 000 inimest, kas on nagu 1-1 või siis on mul ka 130 inimest olnud nagu kursusel, eks. Ja kõigil ma nagu väga palju, ma näen seda muret, kui sa ei ole 30. eluaastaks liikuvusega tegelenud, ehk siis õlamobiilsus on, siis väga paljud liigutused on sulle välistatud kohe suure raskusega. Jõud käiks üle, aga liikuvus ei käi ja tekivad vigastused. Nüüd Hyrox välistaski selle, et sa oled terve elu jooksnud, väga hea, tule õpi selgeks, väljaastet sa suudavad kõik teha, lihtsalt pead harjutama, burpees ehk kosmonauti suudavad kõik teha, pead harjutama, suusaergomeeter, mis Hyroxis on, siis on sõudeergomeeter, siis on 2 sangpommi tassimine, kelgu lükkamine, kelgu tõmbamine, niisugune nagu töö, eks. Ainuke tehniline element, mida peab õppima, mis nagu CrossFitist on wall ball, ehk siis mis on kükist läbi topispalli vise vastu sihtmärki. Et see lävend on nagu sisenemiseks Hyroxis, see on tunduvalt madalam tehniliselt. Aga jällegi, kuna kindel struktuur, siis see võistlus, maailmarekord tehti, siin on alla tunni, et see on selline 15 kilomeetri jooks profidele, no isegi et see 15-20, et on niisugune pikem kestvus. Nagu ma ütlen, CrossFit võistlusel tuled, Chris läks 100 meetrit ajale, jookse. No see on 12-13 sekki, mis sul see praegu võiks olla, et see on nagu minimaalne pingutus. Et see on see Hyroxi erinevus ja miks ta mulle nagu meeldib või on see, et see kõnetab või ta on nagu nii palju lihtsam just kestvussportlastele, triatleetidele, jooksjatele, et kuna enamus on sellest jooks ja siin sa ei pea, need vaheharjutusi on nagu huvitav, eks, et kiltsa jooksu ja siis teed et sa ei pea tehniliselt vaeva nägema järgmised 7 aastat oma liikuvust nagu parandada selleks, et suuta midagi mõni 18-aastane suudab juba, et see lävend lihtsalt sisenemiseks on Hyroxil väiksem.